Armas Isamaa pere, hea Eesti rahvas! Paljudel Eesti inimestel on nõutus, ebakindlus ning nad küsivad, kuidas edasi. Meie sõnum siin täna on lootuse sõnum. Kõigepealt julgeolekust. Oleme rahvusvahelises julgeolekukriisis, mis eeldab, et teeme ise ning koos liitlastega kõik vajalikku selleks, et Eesti oleks kaitstud maa, et Euroopa oleks kaitstud ja selle sõja tulemus ei oleks Venemaa jaoks määratletav võiduna. Rahvusvaheliste suhete süsteemis toimuvad fundamentaalsed muutused. Sõjaline jõud hakkab maailma jõuvahekordi üha enam määrama. Reeglid ja kokkulepped maksavad niivõrd, kuivõrd neid suudetakse jõustada. Me täname kõiki Eesti vabatahtlikke ja kutselisi riigikaitsjaid. Aitäh teile! Eesti rahval on konsensus vajalike otsuste osas riigikaitse arendamisel. Isamaa on toetanud kõiki samme riigikaitse arendamisel ning jälgib nõudlikult, kui neid piisava kiirusega ellu ei viida otsustena. Praeguses olukorras on Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande täies mahus jõustamine valitsuse tingimusteta kohustus. Ei 23. ega 24. aastal ei võtnud valitsus seda hoiakut ning nüüd tuleb kaotatud aeg tasa teha. 2 aastat tagasi kõnelesin Isamaa suurkogul sellest, et peame tegema täiendavad kriitilised moonahanked suurusjärgus 5% SKP-st. Möödus 2 aastat ja nüüdseks on valitsus sellekohase poliitilise otsuse teinud. Läinud sügisel kõneles valitsus veel 7-aastasest perioodist ning väideti, et see pole varasemalt võimalik. Nüüd on valitsus võimeline lubama tulemust 29. aasta lõpuks. Isamaa kutsus eelmise aasta sügisel üles valitsust eraldama Euroopa struktuurvahendeid riigikaitsele. Möödus pool aastat ning valitsus ongi kaalumas 200 miljoni eraldamist. Meie toonane ettepanek oli küll toona suurusjärgus 1 miljard eurot. Riigikaitse ülesanne on ees kogu Euroopal. Minnalaskmine inimpõlve jooksul tuleb tasa teha. Euroopa ülesanne number 1 ei ole mitte rohepööre, vaid vabaduse kaitsmine. Asjakohane on, et järgmise Euroopa Liidu struktuurvahendite perioodi keskne eesmärk oleks Euroopa sõjaline kaitse. Selleks tuleb muuta reegleid, kuid uus paradigma on meie silmade ees välja kujunemus. Kaitsekulude katmine on tõeline Euroopa solidaarsuse proovikivi. Õhutõrje ja raketid Poolas, Rumeenias ja Eestis kaitsevad ka Portugali, Iirimaad, Luksemburgi. Seetõttu peaks Euroopa Liit solidaarselt rahastama just piiririikide kaitsevõimekust. Selle ülesande püstitus peab valitsus võtma ja oma positsiooni ümber kujundama. Eeldatavasti saavutatakse Haagis NATO tippkohtumisel kokkuleppe 3,5%-lise puhtalt sõjaliste kulude rahastuse kohustuse osas 2032. aastaks. Arvan, et on asjakohane sõlmida pikemas vaates Eesti erakondade kaitsepoliitiline kokkulepe. See tagab ühiskonnale, riigikaitsjatele ja liitlastele sisemise kindluse meie pikaajalises pühendumises. Olgu võimul üks või teine jõud, meie rahvuslik vaade on pikaajaline. Ees ootab suvi ning sõda Ukrainas ägeneb. See nõuab lääne kogukonnalt valmidust suurendada sanktsioone ning relvaabi. 3 aastat ja 3 kuud täiemahulist sissetungi tähendavad, et just nüüd otsustaval kriitilisel hetkel ei tohi lääne tahtejõud vajuda laiali. Ukraina tulevik NATOs peab jääma meie selgeks sõnumiks. Oma maa kaitsmine rajaneb kodanike usaldusel ning tajumisel, et ollakse osa Eesti rahvast. Teiseks usalduskriisist. Ka usaldus on julgeoleku küsimus. Eestis on paraku poliitiline usalduskriis. Riigikantselei märtsikuise uuringu järgi ligi pooled Eesti emakeelega inimesed ei taju ennast tugevalt seotud Eesti ühiskonnaga. Usalduskriis halvab meie ühiskonda ning pidurdab igas eluvallas loovat arengut. Tsiteerin. Olukord on lootusetult halb mitte eelkõige majanduse või rahanduse pärast. Olukord on halb sellepärast, et rahvast, välja arvatud maksimum 20%, on kaotanud oma riigi ja selle juhtimise suhtes lootuse ja usalduse. Meil on liiga väike riik selleks, et me tohiks langeda venelikku sotsiaalsesse letargiasse. Kõik inimesed Eestis vajavad uut algust. Nii kirjutas läinud aasta augustis kirjanik ja režissöör Katrin Laur.
2023. aasta valimiste järel tabas ühiskonda poliitika, mida hakati ellu viima. Reformierakonna ja Eesti 200 esindajad pole tänagi häbenenud uhkustamast, et pärast valimisi aetigi teistsugust poliitikat, kui enne valimisi lubati. Alul läksid nad lastega perede kindlustunde kallale, siis pensionäridele lubatut murdma, siis murti lubadusi õpetajate ees, siis võeti ette töötavad inimesed, koduomanikud, autoomanikud, ettevõtjad. See, mida lubati ainult mõned kuud tagasi, osutub valeks ja see on süsteemne valetava poliitika käekiri ning jätkunud kiirenevas tempos. Usalduskriisi keskmes on täna Eesti poliitiline juhtkond. Poliitika, mida aetakse, ei ole vastanud ei rahva ootustele ega vajadustele. Inimesed tajuvad, et nende seisukohast ei sõltu midagi. Juhid liiguvad ühes suunas ning rahvas jääb maha. Usalduskriisi lahendamine ei ole lihtne, kuid see on praktiline ülesanne Eesti ühiskonna suutlikkuse jaoks lahendada nii tänase kriitilise aja kui pikema vaatega ülesandeid. Sellel on julgeolekuline, majanduslik ning sotsiaalne mõõde. Usalduskriisi ei saa paraku lahendada need mehed ja naised, kes on ise selle kriisi esile kutsunud. Usalduskriisi saab lahendada kodanike hinnang läbi valimiste. Seetõttu on Isamaa seisukohal, et uued Riigikogu valimised oleksid sisuline ja aus tee selleks, et Eesti ei kaotaks aega ning väljuksime usalduskriisist. See on siit saalist meie sõnum nii poliitikutele kui Eesti rahvale. Jah, valitsusparteid on selle vastu, kõneledes küünilisest vajadusest juhtida, kuid just nende juhtimine ongi olnud selle usalduskriisi lähtekohaks. Ennetähtaegsed valimised on tehniliselt põhiseaduse järgi võimalikud, kui seda soovib parlamendiliikmete enamus. Ja sellel pole midagi ennekuulmatut. Nii on poliitika valikuna viimase 30 aasta jooksul näiteks Austrias olnud 6 korral, Saksamaal 2 korral erakorralised valimised kokku 14 Euroopa Liidu riigis. Väikeses riigis on usalduskriis ja poliitiline ummik eriti ohtlik, seda eriti rahvusvahelist kriitilisel ajal. Peame mõtlema sellele, kas meie põhiseadus vajaks tulevikku vaadates täiendust, et selliseid ummikseised tulevikus oleks sisuliselt võimalik lahendada. Jüri Adams, Eesti põhiseaduse autor, juhib tähelepanu, et põhiseaduses vajaks kiiresti muutmist ja arutelu selle üle just nimelt ennetähtaegsete valimiste küsimus. Võimalused saavad olla sellised, et kas anda see riigi peale või Eesti kodanike otsustada. Nii näiteks Lätis 2011. aastal riigipea kutsus esile uued valimised ja rahvahääletusel selle üle hääletas Läti kodanikest 94,5% poolt. Ühiskond ei saa muutuda poliitilises ummikus kaitsetuks. Demokraatia olemus on tagasiside. Kodanikel peab olema õigus langetada valikuid. Olen kõnelenud viimasel ajal paljude Eesti inimestega, kes on pettunud ja murelikud. Minu sõnum on neile inimestele. Me kuuleme teie muret. Ärge laske oma murel kasvada käega löömiseks. Valitsused tulevad ja lähevad. Ja ükskord lõpeb ka Michali valitsuse aeg. Peame ausalt vaatama otsa Eesti baasküsimustele. Eesti rahva kestmisest. Oleme rahvana suutnud ühiselt saavutada uskumatult palju. Meie suurim vara on ausad, töökad ja vabad Eesti inimesed, kes tahavad kindlustunnet, hoolitseda oma perede eest ning tunda rõõmu oma loovuse ja pingutuse viljadest enda elus. Kes tahavad, et Eestil läheks hästi, et Eesti jääks kestma. Eesti mitte kui lihtsalt geograafiline tähis, vaid Eesti rahvas oma keele, elulaadi ja kultuuriga. Eestil ilma eestlasteta ei ole mõtet. Oleme 3. aastat järjest mustas rekordis sündide arvult. Statistikaameti isegi optimistlikumate sündimusnäitajatega rahvastikuprognoos näeb ette ulatusliku sisserände Eestisse, rahvaarvu kahanemise ning eestlaste osakaalu järsu languse. Seda ekstrapoleerides peame tõdema, et meie ette asetuvad inimpõlvede vaates 2 põhiküsimust. Kas kahanev eestlaste arv on paratamatus, millega fatalistlikult lepime? Kas kahanev eestlaste osakaal tulevikus on Eestis paratamatus, millega fatalistlikult lepime? Vaadates valitsuse poliitikat on sellega vaikimisi lepitud, on alla antud. Perede kindlustunnet lõhkuvad otsused on tehtud ridamisi ning asendusvalikuks on vaikimisi võetud välistööjõu sisserände suurendamise kava kui doping. Sellise suhtumisega ei saa leppida. Me vajame põhimõttelist muutust. See on väärtusmuutus nii poliitikas kui ühiskonnas. Lastes eneseteostust soovivate vanemate toetamine ei ole kultuurisõja konflikt.
See on meie rahvuslik peaülesanne sajandi vaates. Vajame uut rahvastikupoliitikat, mille praktiliseks lähtekohaks on tõdemus, et lapsevanema toimetulek ei tohi halveneda, kui perre sünnib uus laps. See on ühiskonna väärtusvalik. Selle aasta jaanuaris kirjutasid rahvastikukriisist Indrek Neivelt ja Heido Vitsur, kes sõnastasid, tsiteerin, sündide arv on vähenenud 15 aasta taguse ajaga võrreldes peaaegu 2 korda. Kahanev rahvastik muudab meie igapäevaelu. Nad jätkavad. Juba täna peaks avaliku sektori investeeringuid tehes tekkima küsimus, kellele me ehitame raudteed Berliini, ooperiteatrit, uhkeid raamatukogusid ning muuseume. Kes neid kõike kasutama hakkavad ja kas me seda kõike ülal jaksame pidama? Artikli autorid pakuvad ideena omapoolseks aruteluks välja, et suhteliseks ematöö võrdsustamiseks ja kindlustunde tagamiseks peaks põhimõtteliselt muutma lapse- ja peretoetuste süsteemi nii, et perel oleks tagatud uue lapse sünniga tegelik kindlus, et majanduslik olukord ei halveneks. Seda pakuvad majandusmehed, kes nendivad, et rahvana ellu jääda vajame paradigma muutust ja muutuse esilekutsumiseks tuleb pigem rohkem panustada kui vähem. Muidu me ei saavuta kindlasti soovitud tulemust ja mitte midagi tehes meie järeltulevad põlved seda meile ei andesta. Eesti rahva kestmine on sajandi väljakutse ja eeldab hoolikat teadvustamist ning juurteni minekut. Me vajame rahvastikukriisi ületamiseks rahvuslikku konsensust, mitte vastandumist. Me ei tohi halvendada olemasolevat olukorda, me ei tohi muuta perepoliitikat poliitilise vastandumise objektiks. Peame kujundama peresõbralikku väärtussuhtumist ning lähtuma eeldusest, et ühiskonna panusega suudame positiivse muutuse esile kutsuda. Demograafiline kriis ei ole unikaalne, see on kogu Euroopa probleem, kuid meie jaoks on see püsimise küsimus. Eesti rahva kestmine sõltub sellest, kui palju elab Eestis eestlasi. See sõltub sellest, et eesti keele ruum siin maal mitte ei kahaneks, vaid kasvaks. Esimene ülesanne on täies mahus jõustada eestikeelsele haridusele üleminek. Meie teine ülesanne on see, et eestlane saaks igal pool avalikus ruumis eesti keelega hakkama. See on kultuuri küsimus ja see on ka soovite majandusküsimus. Eestlasel peab olema läbi keeleoskuse ainsa kohana maailmas Eestis töötades konkurentsi eelis. Me vajame siin hoialikulist muutust ning seda peab kandma veenev keelepoliitika. Majandusest. Eesti jõukuse kasv eeldab usu taastamist. Konvergents Euroopaga on peaaegu ära toimunud. Iseenesest ei juhtu enam majanduse arengus midagi. Ameerika on viimase 15 aastaga pea 2 korda SKP-d rohkem kasvatanud kui Euroopa. Aga Eesti tööviljakus langeb ka Euroopa suhtes. Tuleb tagasi pöörduda terve mõistuse juurde, vältida üle jõu käivaid eksperimente ning tajuda võimalusi ja reaalsust. Üle jõu elamine on kohutavate tagajärgedega. Meie majanduse väljavaated on viimastel aastatel oluliselt habrastunud. Lisaks objektiivsetele rahvusvahelise majandusega seotud põhjustele on ebakindluse ja pessimismi esilekutsujaks olnud valitsuse tõmblev poliitika. Oleme muutunud viimasel ajal mustade esikohtadega Euroopas esimeseks. Tööstuse kahanemine, hinnatõusud, majandususalduse langus, kiireim riigivõla kasv. Kuidas see nii juhtus, et Läti ja Leedu on korraga riigid, kellelt meid kutsutakse õppetunde võtma? Varem oli ju vastupidi. Ernst Youngi läinud nädal Euroopa välisinvesteeringute uuringu järgi jäime lõunanaabritele oluliselt alla. Soome 24. aasta suurimaks välisinvesteeringuks peetakse miljardi eurost Google'i andmekeskust. Leetu tuleb Rheinmetalli moonatehas, mille pakkumist Eesti valitsus tõsiselt ei võtnud, ning Lätti tuleb 600-700 miljoni euroga hoopis Eesti investor Fibenol. Eestist 24. aastast kuulsime paraku Ericssoni 150 miljonise investeeringu ärajäämisest. Nii nagu valitsus on alla andnud rahvastikupoliitikas, on valitsus pessimismi kese ka majanduses. Ta ei usu majanduskasvu. Kui ei ole usku, siis ei ole majanduses usaldust, nagu näitavad Konjunktuuriinstituudi raportid. Kui ei ole usaldust, ei ole ka majanduses osalejatel ustavust Eesti majandusse panustamisel. Usk, usaldus, ustavus. Lausa unikaalne on valitsuse vaade maksudesse ja koormistesse. 3-aastase majanduslanguse ajal on omandatud kuskilt eeldus, et maksutõusude abil väljume seisakust. Valitsus kiitles eelmise aasta 4. kvartali majanduskasvuga, mis paraku rajanes inimeste autode sundostudel enne maksu ja esimese kvartali majandustulemused andsidki sellele tagasilöögi. See on õpiku näide. Kallase juhtimisel sõnastati selle poliitika pealiin, Michal on seda kiirendanud. Eelmisel 2024. aastal jõustusid
16 uut maksutõusu. Reformierakonna maksukalendriga saadi kiirem hoog sisse sellel 25. aastal. Sellel aastal esimese poole aastaga on jõustunud juba kokku 16 uut maksutõusu. Näete, 24 aastal 16 maksutõusu, 25. aastal 2 korda kiirem tempo Michalal sama palju. Ja mis ootab meid ees? 26. aasta vaates ootab Eestit ees 26 uut maksutõusu ja koormist. Näete, valitsusel on hea rahvale meelde jätta. 26 aasta, 26 maksu. Reformierakond räägib praegu reklaamides, et nad langetavad makse. See on vale. Reformierakond tõstab makse. Rahalises arvestuses ladusid Kallas ja Michal viimase 2 aasta perspektiivis inimeste ja ettevõtete kukile üle miljardi maksutõuse. 100 miljonid uusi maksusid ootavad ees. Ühelt poolt kiitleb nüüd Reformierakond, et viib ellu oma maksuküüru projekti. Kuid selle hind on olnud kokku maksusüsteemi igasuguse prognoositavuse lõhkumine, inflatsiooniline spiraal ning eriti väiksema sissetulekuga inimestel kordades suurema tulu äravõtmine. See on samasugune teater ja hämamine nagu automaksuga. Lugesin just valitsuse tellitud analüüsi kliimaseaduse eelnõu koormiste osas, mis lohutab tõsise näoga, et vaesed inimesed sõidavad rohkem jalgrattaga. See on siis lohutus automaksu üle. Valitsus pakub ühiskonna õigustatud vihatajudes nüüd paanikas auto lapsetoetust, kujutades sellest mingit pere- ja kliimapoliitika hübriidmeedet. Pidi ju automaks olema peaminister Michali käsitluse järgi just rohepöörde abinõu. Siit saalist me ütleme selgelt, jätke see maks täies mahus juba heaga ära, niikuinii Isamaa tühistab selle maksutõusu. Vajame majanduse vaates muutust. Majandus vajab usalduse taastamist, mille tänased juhid on ära lörtsinud. Majandus on siis tugev, kui usutakse Eesti väljavaadetesse, mida ka valitsuse poliitika loob, mitte ei lõhu. Inimeste enda otsustusvõime vabastamine, aga mitte valitsuse paternalism. Konkurents ja vaba valik on õigem vahend kui regulatsioonid, reeglid, mandaadid. Ühiskonna positiivne kaasamine, ettevõtjate ergutamine investeeringutest. See tähendab sisulist veenvust poliitiliselt ning usalduskriisi ületamist. Maksualandused, et oleks rohkem investeeringuid, rohkem kasvu ja töökohti. Inflatsiooni ohjeldamine, mitte selle lõkkele puhumine valitsuse poliitikaga. On oluline seada sihiks suurem majanduskasv, mitte lõhkuda olemasoleva ettevõtluse aluseid. Meie probleem on selles, et majanduse maht on liiga väike ja valitsemise maht on liiga suur. Valitsuse enda prognoos 23. aasta suvest ennustas SKP nominaalmahuks aastail 24–25 3,9 miljardit eurot rohkem kui kujunes tegelikult. Ja selle taga on osalt majanduse regulatiivne destabiliseerimine. Võrdlusena riigi maksutuludest oleks selle prognostilise taseme juures laekunud riigile üle miljardi maksutulusid enam. Valitsemiskulude radikaalne vähendamine. Oleme sellekohaseid ettepanekuid tulemusetult teinud. Valitsus paraku on seda lubanud, kuid pole seda suutnud teha ning valitsemiskulud hoopis kasvavad. Odav elekter ehk pikaajaline Eesti huvidest lähtuv energiapoliitika. Investeeringute jaoks on kriitilised sisendid, odav elekter, maksud ja üldine lihtsalt toimiv süsteem. Elektrisüsteem vajab uusi pikatsükli investeeringuid. Juhuelekter ja importgaasi mudel on Saksamaale toonud häda. Eestil on rumalus seda korrata. Meeldib see või mitte, aga realistlik valik on oma energeetilise ressursi baasil juhitav tsükkel põlevkivile toetuvalt. Loomulikult tähendab see ETS-reformi, kliimapaanika vaba arutelu ning ülikriitilist pilku niinimetatud elektrituru reeglitele. Eesti on energeetikas unikaalses positsioonis. Meil on oma ressurss, kuid oleme otse kui sundvalikute labürindis. Energeetika on arengu alus ja ei saa olla mänguasi ideoloogiale. Vajame sisulist energiakava, mis ei rajane utoopial taastuvenergia 100% mahust Eestis 5 aasta pärast. Kodumaisel ressursil põhinev juhitav energeetika on selle kava vältimatu element. Ideoloogilised mängud energeetikas tuleb lõpetada ning mitte tegeleda kogu majanduse stressi ajamisega kliimaseadusega,
mille eelnõu võib rahuga prügikasti visata. Lõpetada tuleb uute tasude kuhjamine elektriarvetele ning pidev tõmblemine otsustamises. Valitsus loobugu kavast jätkata tuuleparkide subsideerimist ning tutvugu ekspertide tööandjate sisuliste soovitustega. Vajame Eesti huvisid sõnastavat poliitilist käsitlust Euroopa kliimapoliitikas ning selle tulemuslikku kaitsmist. See tähendab esmalt ressursil põhineva majanduse hävitamisele embargo kehtestamist. Peame aru saama, et ka suured trendid Euroopas on muutumises. Eelarve kaudu juhtimine. Täna äraspidiselt hoopis eelarve juhib ja seda nõnda, et miljardid jäävad kasutamata. Eelmise aasta puhul 1,7 miljardit eurot. Ühiskond ei saa aru, kuhu raha läheb ning puudub tõhusam arusaam paljude kulutuste vältimatust vajalikkusest. Vabadus pole ainult majanduse algtõukejõud. Laiemas, nii Eesti kui Euroopa vaates oleme liikunud süveneva pragmatismi, tehnokraatia ja regulatsioonide suunas. Kodanikud loovutavad kõige paremate kavatsustega, järjest rohkem oma vabadusi ning tõendamise koormis on otse kui neil, kes seda vabadust ei taha kaotada. Oleme mässitud regulatsioonide hiiglaslikku üha paisuvasse ämblikuvõrku, mille mõju väikeettevõtlusele, suurte ja väikeste võrdsele konkurentsile, kodanikualgatusele ning kohapeal oma asjade otsustamise võimalustele on osutunud halvavaks. Ühiskonda, mille liikmed kaotavad näilise heaolu ja mugavuse nimel põhilise, oma isiksuse ainulaadsuse ning väärikuse ja seeläbi ka moraalse vastutuse ei oota helge tulevik. Vabadus otsuseid langetada ja sellest tuleneva vastutuse tajumine on inimese kui ka ühiskonna vaimne selgroog. Ma ei kõnele siin bürokraatlikest protseduuridest kitsamalt, vaid vabadusest kui väärtusest. See pole vaid majanduse, vaid kodaniku, koduomaniku, lapsevanema, patsiendi, loomeinimese, pensionikoguja, noore inimese, eaka ning paljudes teistes rollides oleva inimese vabadus. Ja sinna hulka kuulub ka vabadus demokraatias valida oma juhid usalduskriisis ümber. Vabadus tuleb tagasi võtta, niisama seda ei anta. Normaalse valitsemiskultuuri taastamine. Valitsus ja minister peavad olema kohustatud esinema strateegilise analüüsiga, aga mitte enam loosungite ja eneseimetlusega. Senine käitumine on ohtlik kogu ühiskonnale. Ja piinlikumaks näiteks viimastest kuudest ongi olnud energeetika. Eesti tulevik sünnib Eesti koolis. Noored paraku lahkuvad õpetajatöölt ja valitsus töötab koolivõrgu kokkutõmbamise plaanidega maapiirkondades. Me vajame Eesti koolihariduses töörahu, mitte lõpmatuid eksperimente ja reforme. Selle asemel peaks valitsus andma meie õpetajatele majandusliku kindlustunde oma lubadusi täites. Õpilasele vabadus õppida, õpetajale vabadus turvaliselt õpetada. Kui eestlasel läheb majanduslikult halvasti, siis ei saa hästi minna ka riigil ja omavalitsusel. Mitte jõukad asutused, vaid jõukas kodanik. Praegu on olukord tagurpidi. Selle aasta maksukoormuse kasv miljard, valitsemiskulud, nagu ütlesin, hoopis kasvavad. Vajame hoiaku muutust. Vähem valitsemiskulusid, madalamad maksud inimestele ja suuremad sissetulekud. Mitte tagurpidi, suuremad valitsemiskulud, kõrgemad maksud ning hinnatõusu tõttu väiksemad sissetulekud. Inimeste reaalsissetulek on hetkel languses. Palgakasv ei kompenseeri hinna ja maksutõusu. Ostujõud langeb selle aastal nii töötavatel inimestel, lastega peredel kui eakatel. Suhteliselt valusamalt saavad pihta maapiirkondade töötavad inimesed, kus keskmine sissetuleku tase on madalam, aga panete tähele, poes on ju sama kõrged hinnad kui Tallinnas. Eesti tagala on meie maapiirkonnad, alevid, külad, väikelinnad. Elujõu taandumine ei saa olla paratamatu. Vajame tasakaaluks investeeringuid teedesse, haridusvõrgu ja tervishoiu säilimist, kogukondadele optimismi ja energia tagasiandmist. Tänane Euroopa Liidu toetuste poliitika ei võta paraku piisavalt arvesse maapiirkondade elujõu vajadust ja see peab muutuma. Vajame siin nii reeglite kui rahastamise muutust. Elu maal tõukub võimalusest saada tasuvat tööd. Meie tööpuudus on esimese kvartali seisuga viimase 12 aasta kõrgeim. Võrdlevalt on tööpuudus Euroopa Liidus 4. kohal. Pikem trend on noorte tööpuuduse kiire kasv. Ja sel ajal kavatseb valitsus hoopis välistööjõudu asuda sisse tooma.
loobudes samas riigi keskmise palga nõudest. Meil on aastatel 19–23 rohkem kui kahekordistunud välistööjõu maht Eestis. Sinna sisse jääb ka suletud piiridega koroonaaeg. Praegunegi tööjõukvoot on sel aastal täitmata ning jäi täitmata ka eelmisel aastal. Eesti migratsioonireeglistik on muutunud kümnete erandite puntraks ja selle viimane selgroog on olnud rändekvoot. Selle lõhkumine on vastutustundetu ja Isamaa seda ei toeta. See ei ole mõistlik eriti olukorras, kus meie noorte tööpuudus on kasvutrendis. Vajalike sektori tööjõupuuduse puhul on otstarbekas olemasolevat kvooti valdkondlikult jagada. Eesti vajab muutust, rahvastikupoliitikat. Rahvastikupoliitikat, mis pööraks sündimuse kasvule. Keelepoliitikat, mis annaks konkurentsieelise eesti keele oskajale. Majanduspoliitikat, mis viiks majanduse tõusule. Maksupoliitikat, mis pidurdaks hinnatõusu ja suurendaks inimeste sissetulekut. Valitsemispoliitikat, mis tagaks asjatundlikud otsused, vähendaks bürokraatiat ning suurendaks vabadust. Maaelupoliitikat, mis annaks maapiirkondadele tagasi optimismi. Hariduspoliitikat, mis annaks õpetajatele töörahu. Energiapoliitikat, mis lähtuks meie energiavajadustest, mitte ideoloogiast. Kokkuvõttes poliitikat, mis taastaks inimeste usalduse ja vastaks ühiskonna vajadustele. Eesti vajab muutust. Tahan tänada kõiki erakonna tegusaid liikmeid. 2 aasta jooksul on erakonna read kasvanud. Kasvanud on ka meie Riigikogu fraktsioon 11 liikmele. Tänu kõigile fraktsiooni liikmetele tõhusa töö eest, tänu kõigile erakonna liikmetele panustamast oma vabast ajast nii kohalikes omavalitsustes kui erakonna aktiivses töös. See üldkogu, meie teade tervele Eestile on sõnum sellest, et Isamaa tajub oma vastutust ja muutus algab ning seda muutust sellega peab arvestama kogu Eesti poliitika. Meil seisab ees tõsine töö. Meie esimene siht olid Euroopa Parlamendi valimised ja pärast 32 aastat Isamaa võitis jälle valimised. Tänan südamest kõiki erakonna liikmeid selle pingutuse eest. Aitäh kõigile kandidaatidele, meie fraktsiooni liikmed Euroopa Rahvaparteis Riho Terras ja Jüri Ratas teevad tõhusat tööd. Nüüd teise ülesandena seisavad ees kohalikud valimised. Kutsun kõiki liikmeid kaaluma kandideerimist kohalikel valimistel Isamaa ridades. See on minu sõnum teile siin saalis ja kõigile erakonnakaaslastele. Kohalikud valimised on muutuse algus. Eesti vajab muutust ning muutus algab kohalikel valimistel linnades ja valdades. Kohalikud valimised on arutelu koht elu üle valdades ja linnades, kuid selle keskmes on Eesti inimesed oma lootuse ja muredega. Ja valdade ja linnade probleeme tulebki vaadata läbi Eesti ees, Eesti rahva ees seisvate põhiküsimuste. Ning need põhiküsimused on seotud riigi keskvalitsuse poliitikaga. Kui Eestit juhitakse kehvasti, siis ei ole ka linnades ja valdades inimeste elu selle eest kaitstud. Need samad parteid, kes juhivad kehvalt riiki, ei pea olema oma kehva poliitika pikendusena tagasi valitud kohalikel valimistel. Nii lihtne see ongi. Meie ülesanne on valdades ja linnades koostööd tehes tasakaalustada valitsuse poliitikat ning samal ajal alustada muutustega nende põhiülesannete puhul, mis Eesti ees seisavad. Isamaa on selle 2 aastaga kehastanud alternatiivi valitsuse poliitikale ning olnud valik mõistlikule Eesti inimesele. Me oleme esitanud valitsuse eelarvetele oma eelarved alternatiivina. Viimane kord muide muutus valitsus nii ülbeks, et isegi keeldus muudatusi hääletusele panemast. Kuid meie surve saavutas selle, et kohalike valimiste valimisõiguse asjus muudeti põhiseadust. Tänan kõiki poliitilisi jõude, kes sellega kaasa tulid. Murdepunktiks olid läbirääkimised Tallinnas, kus valitsused parteid sellele kavatsusele, kes vähem, kes rohkem, positiivse tundega allkirja andsid.
Eesti 79 kohalikust omavalitsusest on Isamaa koalitsioonides 36 omavalitsuses, sealhulgas maakonnakeskustes Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Paides, Jõgeval, Valgas, Põlvas. Ja meie eesmärk peab olema, et pärast 25. aasta kohalikke valimisi on Eesti kaart sinine. See annab meile võimaluse olla vastukaaluks valitsuse ja Reformierakonna maksutõusude poliitikale, mis pidurdab Eesti majandust ning kahjustab Eesti perede turvatunnet. Edukas tulemus kohalikel valimistel on tagatis, mis annab selge signaali, et Isamaaga peab arvestama ning kohaliku kui riigi elu kujundamisel. Kui valitsuse poliitika on halvendada ja vähendada teenuseid maapiirkondades, siis Isamaa juhitud kohalikes omavalitsustes tagatakse perede jaoks oluliste teenuste kättesaadavus. Kui valitsuse maksutõusude poliitika koormab ettevõtlust, majandust ja perede rahakotti, siis Isamaa juhitud omavalitsused töötavad selle nimel, et arendada kohapeal ettevõtlust ja leevendada inimeste toimetuleku probleeme. Kui valitsuse tegemata jätmiste tõttu pikenevad ravijärjekorrad ja halveneb raviteenuse kättesaadavus, siis Isamaa juhitud omavalitsustes me pingutame selle nimel, et esmatasandi arstiabi oleks kättesaadav. Kui valitsuse poliitika on olnud kokkuhoid ja kärped lastega perede arvelt, siis Isamaa juhitud omavalitsused väärtustavad lapsi ja peresid, toetades huviharidust, haridust ning hoides alles vajalikke tugiteenuseid. Muutus saab alguse kohalikel valimistel 25. aasta sügisel. Meiega liituma on oodatud kõik Eesti inimesed, kes näevad vajadust ühiselt panustada ja me viime koos muutuse ellu. Kohalike valimiste järel tulevad Riigikogu valimised. Me oleme teadlikud oma vastutusest ja Eesti inimeste ootusest. Ja selle tõdemusega, kallid sõbrad, teatan, et olen valmis kandma vastutust Isamaa erakonna juhtimiseks eelseisval 2 aastal. Ilusat laulupeo suve kõigile. Isamaa tänane sõnum on lootuse sõnum. Eesti vajab muutust.